käib poole sajandi jagu eluaastaid, millest üle poole olen tegelenud rahvatantsu ja selle õpetamisega. Tartu Ülikooli rahvakunstiansambli neidudrühmal algab aga 10. kooskäimise aasta. Alustasime oma kontserti Alar Tiisjoni muusikale Elo Rüdi tantsuga Üksik kuu, mille esitasid neiud solistideks Anna, Piret ja Liina. Kõik tantsud, mis täna tantsitud saavad, on meile väga armsaks saanud. Peale selle, et olen neid rühmi juhendanud, olen ise ka neist tantsinud. Nüüd aga tüdrukud juba kibelevad ja tahavad tantsu lüüa. Diana otsib, mina tahan tantsu lüüa. Järgmist tantsu võib vist iga meie ansambli vilistlane, kes on vähegi enne Iiveli õpetust saanud lausa une pealt tantsida. Kristjan Toropi, Ruhmo Süübi esitavad vilistlane.
teab ja oskab vist iga eestlane. Täna esitavad tüdrukud teile aga meie noore tantsuautori Kertu Allre ja ansambel Kruuvi Kaerääni tantsima, mis saavutas eelmisel aastal uute tantsude konkursil 3. koha naisrühma tantsude arvestuses. Siis kõrgel taeval
Mitmed rahvamuusikad või elevandid kasutavad just seda ürgset pilli. 90. aastatel oli Valgamaal üks ansambel nimega Torupill ja üks segarahvatantsurühm nimega Käkra, kellel oli võimalus koos käia paljudel Euroopa folklorifestivalidel. Täna tantsivad endised Käkra liikmed teile koos Torupilli mängija Kaidoga, kelle pilli järgi on ka ülikooli tantsijad jalga keerutanud. Nad tantsivad teile Labaela valssi ja Reilerit. Tüdrukud on valmis. Kas neiud ei ole valmis? Elu on järjepidevus, mis liigub põlvest põlve, pärandades, edasi andes, hoolides ja armastades. Ülle Veršet ja Astrid Pööni muusika põlvest põlve.
Kes meist ei ole liikunud või ise hoopis kiigu tegemisest osa saanud? Tänapäeva külapilt hakanud jälle ilmestama ka kõigepealt. Põhirühma esituses näete Helena Mariana Reimani ja ansambel Väkilaste tantsu Hiigelaul. Thank
eelmisel aastal naisrühmade võistlutantsimiseks avatud esimest korda. Kannel nagu naine, naine nagu kannel, heliseb vastavalt mängija oskustele ja tundele. Vilistas rühm tantsib teile järgnevalt Aveli variandi Kaerajaanist ja Kaera lavajalg.
Põlva keskkoolis, siis ei teadnud ma tegelikkusest Eesti rahvamusest midagi. Minu jaoks olidki kõik kindlad autorite poolt loodud tantsud olidki Eesti rahvatantsud, kus lava peal tantsib. Kui olin aga lõpetanud juba rahvatantsu juhtide kaugõppekooli, sain aru, kui mitmekesine ja sammude rikas on tegelikult Eesti rahvatants. Suur osa selles oli õpetaja Kristjan Toropil. Järgmisena esitab põhirühm Süüdi Eesti tantsudest.
Ellu Mikkeli tantsu. Meie tüdrukutel on neid tantse aastatega rohkem kui üks pagadesse kogunenud. Olgu see siis 12 pakukat, linamäng, lina või kullakepre. Kõige armsamaks on jäänud ikkagi 12 pakukat. Kas tegid õiged valikud? Selgub aga hoopis hiljem. Põhirühm esitab Helena-Mariana Reimani ja ansambel rääkimast Värama. Kui
tantsupidudel nais- ja neegide rühmade tantsujoonised alati ühed ilusamad ja puhtamad, kõik teate, kes tantsupeal on käinud. Kuid ilma meeste tantsuta ei ole pidu ikka pidu. Poisid tantsivad teile nüüd Helena Mariana Reimani ja Metsapõllu Velekese Noorukese. No sarva, sarva.
tervises ja ka prikasid ja elevust kui palju. Järgmisena tantsivad tüdrukud teile Age Kurriko Hermanni ja ansambel Kniffi tantsu Kust teadsid tulla, mis saavutas eelmisel aastal võttetantsude konkursil teise koha naiste tantsude kategoorias. Kuhanuška, mis on üks esimesi Aveli tantse. Ise nimetab Aveli seda tantsu köögipolkaks.
tantsimised selleks õhtuks läbi on. Raivo Tiksoni muusikale Linna Avatants kellel üles ütelgu.